Oskar Lutsu huumoripreemia anti esimest korda välja juba aastal 1987 ning selle pälvis toona Priit Taimla. Eelmisel aastal pälvis preemia Tiit Sukk ning sel korral sai tunnustuse ka näitleja Margus Tabor. Ma olen kuidagi seda põldu kündnud. Märkamatult kuidagi enda jaoks, aga 10 aastat, ütleme puhtalt selle mamma lugude peale, sest ma arvan, et minu tuntus on ikkagi tulnud nagu sellest, et mingis suures teleshows ma ei ole käinud, on igasuguseid huumorishowsid ja värke, eks ole. Mamma on nagu tõuganud ja siis see rahvas on nagu kaasa läinud ja mulle selle tunnustuse toonud, et see on väga uhke. Hea võimalus oli ka Margus abikaasalt uurida, kui palju siis väljaspool lava nalja tehakse. Kui on keeruline ja raske, siis püütakse ikkagi see huumor ka kõige mornimas ja raskemas hetkes üles leida, et üksteist kuidagi nügida ja üleval hoida ja et lavastusega ikkagi saada või siis on ringreis keeruline või mis iganes teatris ikkagi tuleb ette, me oleme ju inimesed ja sealt, kui hea huumor vabastab ja aitab alati. Ka president on oma aastapäeva kõnes rõhutanud, et nalja on meie ümber liiga vähe ning et nalja ei julgeta enam teha. Sellega nõustub ka Margus Tabor. Ja kogu see minu jutu rääkimine on ka nagu sellest ajast ja ma suudan seda maskeerida tänapäevas, et vaata, siis oli niimoodi, siis öeldi need asjad niimoodi välja. Et meie põlvkonna jaoks ongi paljud asjad on täitsa arusaamatud, eks ole, et täna teed nalja omale, et nagu kinnimajas. Kui nüüd kiirelt küsida ja kohe esimene Hiiu nali, mis meelde tuleb? Kui Hiiu memm läheb lapsele nime panema. Ja siis perekonnasisuametist see naine ütleb, et mis me siis isa nimeks paneme, ütles, paneme Meinard ikka. Kuidas, teil on 5 laps Meinardiga, et miks te siis ei ole veel abielunud? Kahjuks ta ei ole mul sümpaatne.